saan aru nüüd, et see särk on veits vulgaarne või? Kõik vahivad seda ja kui ma nüüd seda kõrvalt vaatan, siis mõtlen igatahes silmaarstil käidud. Kõik on nurm. Nii, mul on täna see tablaasi kaasas, aga mul on mingi sota-pota siin toimub. Üks asja, võtsin praegu suvalise päeva oma. Ja siis uued silmatilgad. Need on päris head, ma olen neid varem proovinud. Ja siis mingi siitpükstel. Igatahes, jah. Nii, täna on mul haiglas käidud ja arsti juures käidud. Täna läksin siis kohvikusse ja siis võtsin oma iPadi kaasa. Monteerisin videod, saatsin videokliendile ja mul on veel 2 tükki talle teha. Ja siis ma tulin koju, võtsin miltsiku ja nüüd me tulin minuga õue. Ja siis ma mõtlesin, et Paavli, ma käisin Beckeris, Becker on mul üks lemmikuid. Ja siis ma mõtlesin, läks Paavli kaltsukasse, mul ei ole tegelikult riideid nagu selliseid, tahaks natuke mingeid lohvakamaid riideid. Et nüüd praegu suveks samas nagu peita ennast päikse käes, aga samas, et ei oleks palav. Aga mõtlesin, et ma pean oma piire teadma, et oli aeg koju tulla. Et oleme nüüd täna siin ikkagi kodused, nüüd päeva lõpuni. Nii, mu sõber avas juuksuresalongi ja siis ma ei ole teda näinud juba, ma ei tea, tal on 3 last ja ma ei ole teda näinud ühte korda, selle ajal, kus ta lapsed on. Ja võtsin, ma olen üllatan teda siis oma kohalolekuga ja lasen mingi hooldusse juustele teha, et mulle kulub ära, mul nii vähe neid kuidagi peas alles ja kukub välja ja et ma arvan, hooldus kulub ära juustele ja väike üllatus võtsin lilled ka talle. Also, ma panin, kui ma registreerisin, ma panin mingi nagu, ma panin mitte enda nime sinna, et ta ei tea, et mina tulen sinna. Ja ma arvan, see on vahva üllatus, et Sass on selline alati hästi rõõmsameelne ja inimeste inimene, nii et ma arvan, see tuleb tore. Et niimoodi see sõda tulebki, mul on lilled käes ja ma lähen sõbra juurde juuksurisse. Vaadalt, see ei juhtu kunagi, hoidke meist eemale. Oh my god, siin ongi. Блин, я, короче, когда дома, когда я лазну, кто это, как не ты? Какой красивый! Вот, а в итоге вообще очень, зашло, и мы all legs / lash bush mash. Okei, et siis teeme keemiat, siis sellist nagu meil on vaja 15 milliliitrit siia saada. Näed, olemas. Ja siia 90 milliliitrit, siis paneme seda kokku ja siis hakkame ravima su juukseid. No davai, Einstein. Настоящая клиентка на это. Да? Ну, я делал трин-тест, да. А он, знаешь, как бы у него нету такого магия-эффекта. Да, я знаю, да. То есть он как бы, ну, не так, я думал, что я сейчас его сделаешь, и там просто вообще сразу же, будет такой эффект, что там, вау. Kas sa tahad eesti keeles või vene keeles? Igatahes, mul on nagu kõik variandid siin juustel, et täna valikuks on selline super milk, see on hästi magusa lõhnaga, et sa selles mõttes lõhnad nagu Messimum Lush, ja see on täitsa uus toode, sellega on tulnud ka selline primer, mida veel müügis mina olen aru saanud veel ei ole, aga see pidi olema väga hea. Vanasti on olnud selline American Cream, selline klassi, et šampooni praegu nad ei paku, aga on olemas conditioner, mis on nagu
kurikuulused selles mõttes see nagu, kui sa tahad nagu kanda kaasa Lushi, siis võtta kindlasti seda. Ja siis on olemas, ma ei ole kunagi proovinud sellist šampooni, et ta on nagu meresoolaga põhimõtteliselt, et ta on nagu skrabi moodi, et ta on puhastav ja samas tal on nagu selline naturaalse kookose ja laimi nagu segu, et mis hästi värskendab selline nagu nii, et selline kevadine või ma ei tea, et tsitrusiline, et võib ka seda proovida, ma arvan, et see on nahale väga hea, ma ei ole proovinud veel. Ja siis pärast nagu saab ka igasuguseid selliseid primerid kasutada, see annab ka natukene läige, et kui sa lähed nagu peole või festivalile, siis nagu kui sa tahad olla, ma ei tea, rahva sees kõige säravam, siis kindlasti pane seda. No nii, super. Et täna siis teeme kõike ja siis pärast sinu juustele eraldi on... Pagnaali. Тебя не жалко, на тебя всю банку сейчас засыпаем. Роть. Все это. Видосик. Ну ладно. Ну ладно, тогда у нас будет все. No nii, vaadake, mis juuksed mul on. Nii pehmed, sest muidugi lõikas see julgelt, ütleme. Aga täna hommikul oma juukseid vaadates mulle tundus, mul oli seda vaja. Et nad on tõesti nagu siuksed nii pehmed. Ja need Lushi tooted on ka. Oh my god. Ta tegi mu Olaplexi ja Lushi miksis. Issand, kui õnnelik ma olen. Ja Sass oli nii tore näha ka sellepärast, et lihtsalt on selline inimene, kes paneb kõigi südamed minu meelest rõõmustama ja ta on hästi selline päikseline. Nii et sellised inimesed võiks olla rohkem maailmas. Nii, Heavenly Vol 2 soodukas oli poes ja see on pirniga. Shit, man. Nii, pirn on. No, pirn on pirni maitse. No, päris hea. Mul lihtsalt joogi jänu ja kõht on tühi ja see on siuke joogi ja toidu kombo. Tegelikult mul on banaanika. Vaata, aga sõidame koju ja oleme õigel ajal enne, kui vajun ära, sest olen veits söömata. Vot see on auto raisk. Lasen selle auto mööda, seda on nii ilus. Ma ei tea, kas täna on mingi väga hea päev, aga ma suudan tänas olla ilma nokkamüssita ja ilma prillita poes nagu tavaline inimene. Ma ei saa muidugi, ei ole mõtet nagu otse valgust vaadata, aga sellegi poolest, kui nagu füüsiline valimus on nagu slow muutustega, siis nagu minu võimed inimesena Need muutused on natukene kiiremad. Ühesõnaga, head asjad võtavad aega. See Kanada mustikas oli 9 eurot, 12,89. Mida? Miilo, paneme tänase päeva peale luku peale. Lock until tomorrow. Tänane päev oli väga tore. Ma olen... mu käsi! Viimased 2 päeva olen tundnud ennast rõõmsana. Ma tunnen ennast rõõmsana, jah. See on hea tunne, mida tunda, ma ütlen teile ausalt. Ja ma natuke analüüsin seda ka, et mis asjad need on siis, mis mulle rõõmu pakuvad, sest ma kogu aeg analüüsime ainult seda, mis meid kurvaks teeb või paneme kirja siis, kui meil on kurb olla mingid asju. Aga ma ütlen teile seda, et tehke seda siis, kui te rõõmustate ka. Ma ei teagi, täna siis on kõik. Homme näeme. Ciao! Nii, tere tulemast Eestisse. Minu best friend Kadri from UK. Oleme korjases aias. Nii, meil on Londonist Kadri, kes võttis oma koti kaasa, sest ta ei usalda laua peale jätta. Varastatakse ära. Oo! Support ennast.
leidsin uued tilgad hea hinnaga. Unitears, maksab mingi 9 või 11 eurot vist. Ta on vägev. Nii, tere hommikust. Kell on 7:30. Ärkasin 6:30. Ärkasin veits raskelt, veits täiega. Igatahes mul on üks jumestus ja meik. Et mida ma just ütlesin? Mul on üks soeng ja jumestus. Muidu pidi Grete tegema sonksi, Grete Clinton, ja mina meik, aga Grete äkki on õigeks meil. Nii ma teen ise. Challenge accepted. Lähme siis. Nii, nüüd ma palvetan, et see on kõik õige. Allahu Akbar. Oh my god, kui kaua ma siin olnud pole. Nii, vaatame. Vaadake, kaunis siin on. Ja. Emotion. Oh my god, see on ring light, girl. Pia, I'm gonna take it. Pia, ma võtan su ring lighti. Thanks. No nii, valmis. Me tegime meigi ja lokid kaunid sellised. Ta tegelikult tahtis Grete juures saada sellised blowout'i. Siis mõtlesin, oh my god, pressure is on. Mul ei ole fööni. Ma ei ole kraanihaussi, kus neid juhti märjaks teha niimoodi professionaalselt. Ja juhtus, ma mõtlesin, et ma olen praegu nagu nõrga energiaga, sest et tegin tööd. Aga kõige hullem asi, mis sai juhtuda ühel jumestajal juhtus. Kogu minu see pintslipunt jäi koju. Ja mõtlesin nigi, mul oli üks sekund oli paanika ja teine sekund mul oli mingi, ei ole probleeme, on ainult lahendused. Ja ma lahendasin selle ära. Ma kasutasin palju kreemtooteid, kõik põsepuna, bronzer, siis puudri jaoks oli mul selline asi õnneks ja ma tegin kõik puudritooted, tegin sellega. Kuna tahtis õnneks ka sellist pigem naturaalset põhja, et ma sain kõik hakka, mul olid need ühekordsed huuleomad kõik kaasas, need olid kõik kaasas. Et selles mõttes läks hästi. Ja ma olen väga õnnelik, et mind usaldati sellega. Ja, ma olen õnnistatud, et ma saan, mul on see energia, et seda teha. Ma lihtsalt tänan enda energiat. Ma suutsin hommikul püsti tulla, siia tulla, mitte narveerida, mul mingid asjad läksid võib-olla mitte õigesti. Klient on rahul ja mina olen rahul. Nii et jah. Meil on juba õige õhtusoode. Siis varsti sööb Sevil. No mitte seda porgandit, oma porgandit. Meil tükkaid on hea või? Pole tal lihtsalt kõiti, ma peaks talle jõudagi süüa juurde andma. Meeldib tahad liha või? Annan sulle liha hoopis juue. Aga porgand on liha, teeb su kaka ilusaks. Saad just kakale käia, muidu on kõitu kitti kogu aeg. Tere hommikust! Nii, täna mul on küll siuke tunne veits, nagu ma oleks trammi alla jäänud. Et minu jaoks nagu selline aktiivsemad tegevused võtavad läbi rohkem kui muidu. Et ma kunagi töötasin Denim Dreami riidepoes, siis kui sa 4 päeva järjest tööl, siis on siuke saad siis nagu, sul ongi siuke tunne, et trammi alla jäänud. Ja minul piisab seda paarist tegevusest ühest päevast, siis on mul juba siuke tunne. Aga sellegi poolest on see väga suur muutus selles mõttes, et ma poleks jaksa neid asjugi teha ja isegi kui ma oleks teinud asju, siis consequences oleks, ma ei tea, kas sõna eesti keeles on mõelda, et sõnaga, et see peale seda oleks mul hullem olla. Nagu hullem kui praegu. Aga see on
ma arvan, et mingi hetk see on juba okei, mingi hetk see muutub inimlikuks, et väsid ära, aga lihtsalt mitte nii väikesed asjadeks võiks väsida. Aga pole hullu, aga mu kodu on lihtsalt nagu sassis, selles mõttes mul ei ole asjad oma koha peal. Ma enam-vähem juba nagu köögis siin ja diivani. Enam-vähem olen saanud. Ma pean sööma. Täna olen nii kaua voodis ka. Ta on laupäev, täna õig. Ja peab sööma ja ma ei tea, mul jälle puhkama. Tere, Niki! Ciao! Пирог? Ой, защищает. Прогуляемся. Сегодня, да, пойдем. Если дождя не будет, давайте Кюме погуляем. Давай. Ma olen nii julgeks muutunud, Miltšiku on maha jätnud kuskile. Tahad kakida või? Kaki ära, siis on meil mission complete. Tuli. Teed. Istu. Lama. Ei, lama. Kus sa nüüd läksid? Nii, ja nüüd rulli. Ei, tagasi. Istu. Lama. Tubli, lama. Miilo, sa ei saa siuke pätt olla. Ta rullis. Jah, rullimine käis ka sinna. No nii, I'm looking fresh, pea pestud ja nägu pestud ja huuled värvitud ja natuke juumestuskreemi ja põsepuna. Ootan nüüd Triinut, sest see väike hiline päev. Nüüd me läheme sinna Palestiina mese valmistamisele. Tähendaks falafel, hummus, mummus. Nii et väga exciting. Ma ei tea, kuidas see lahti käib. Ma ei oska lahti teha. No tere! Girl! Ma mõtlesin, et oh my god, mis sul käes? Sul oli Miilole. No selge. Viskame sellise taha. Mul on veel telk seal taga. Noh, kas sa hilinesid? Kas sa saad tõtšistada? Hipodroomis oli ummik. Hipaapodomus ummik. Kus me läheme? Peetri kuus. Mis sul lõpuga juhtus? Vihmavarjuga. Ma ei tea, siin sees oli mingi asi. No siin lesbit teades ei usu. Tantsi? Mina ei tantsi. Kes tantsis? Sina? Ma filmin sind, sa tantsid laua peal. Sul on mingi lits ei ole. Šarmuta. Natuke ikka. Water from the chickpeas water. Which one? This one? Yes. And then you're gonna put it in, add tahini. So I just pour the water away or... Yes. Ja aega nagu vaata, mina tavaliselt teen. No jah, seda ma usun, et sa paned niimoodi. Üks. Ja kaks. Jah, lihtsalt enam-vähem, vaata. Pärast me saame ka kontrollida maitse ja kui me tahame rohkem tahinit, saab juurde panna. Et midagi halba tahini puhul ei ole üldse. Nii, ja mis Ei nii see rohkem. Seda on baseerinud ainult. okei. Sidrunimahl, tahine, kikerhelli, natukene vesi. Mingi vesi ka, jah. Kui liiga palju panna, siis ta on üli... Võib-olla palju muidu. See on mul kodus, pole seda... Mul kodus pole ka. See on niimoodi. No, pead praegu ka tegema vist. Triin, ühenda. See ka paned. Mul jäävad ka käed lühikeseks napid. Kuidas see? Mul jäävad ka käed lühikeseks napid. No võt, nii ma panen selle siia. Oh jah. Oh my god. Start. Okei. On. Ei tea. Hi. Oh, okei. Ja siis saab
mingi lusikaga siis jah. Sa tahtsid saada 12 palli, jah? Jah, kui saab. Kahjuks siis saa vist. 12 palli, 12 kuud. Oh, help! See on kinni siin. On või? Jah. Oota. It's sinking with oil. Käega või? Jah, see küpseb väga kiiresti selles mõttes, et 40 sekundit kokku nagu terve aeg. Lihtsalt keerad kord, teine kord, kolmas kord, kuni sa näed, et nagu täiesti küpseb. Eriti kui sa vaatad nagu ääred, kui näiteks siin ei ole väga palju näha, et nagu küpsenud läbi. Sa võtid ära, näed, hakkasid tikkima need ääred ka ja küpsema ilusti ja siis saad keerata teisele poole. Küpseb nii ja siis keera kord siin poolt. Väga rõtti läheb. jah. Tegime ise hummust ja leiba. Väga maitsus. Sa maitisid falafeli või? Ei. Võta siis. Meie kaua tehtud Elu esimesed falafelid. jah. Maybe a little bit salt needed, no? Mulle meeldib. Pane mu lussariga natuke hummust mulle. Pane mu lussariga hummust. Siia peale. Kuidas oli? Mulle väga meeldis, ma ei ole mitte kunagi käinud mingis siukses cooking classis, aga ma olen alati tahtnud minna. Meil oleks läinud paremini, kui see blender oleks teinud seda, mis ta oleks pidanud tegema, aga ta ei teinud. Aga vähemalt me saimegi hummuse saime valmis ja mingisugused falafelid ka, mis olid tegelikult väga head. Ta tead, jah? Vähemalt keegi ei öelnud, et ei ole võinud lihtsalt jah, aga hummus, mul on nii palju kikernikud, siis peaks hakkama lappama hummust. Tahiinid peab ostma. Kus kohast? Siin Baltas on mingi Oriental Shop. Ei, need saab igast poest. Ei. Tahiinid sa saad Maximast ka. Mis ajast? Ma ei tea. Igast ajast. Oota, aga lähme nüüd kuskil sööma. Jah. Ma ei tea, kuhu. Vaatame. Aus. Väga aus. Cheers. Oota, teen uuesti. See valgus on ilus praegu sul. Nii sa tellisid? Ta on nuudlid. Spicy. Njam, kui kena. Burger Box on OG. Nii, Burger Boxi OG burger. Ma pole siin pool aastat vähemalt käinud, rohkem veel. Oi, kuidas on natuke teistsugune. It's so beautiful. And I love Nigeria. I have my kid there. Oh my god. Siin on getos, siis keegi jäpib seal kõrval. Oh yeah, of course. In Mina Mexico, läksin temaga which is praegu the teidi, ma läksin väga ammara läinud. buy that shit, eat one. Kuule, aga see on saia välja vahetanud. I know. Ja see sisu ei ole üldse enam see. Come on, you know it's not that. Siin ei ole enne mingit kõike sees nagu.
kuidagi teistmoodi. No, anyways, so my dad told me that, and he told me, look, Dana, if you're gonna keep on skipping shit, Joo, sinun only on your vaan noodid on abilities. väga Yes, poisil. we have some Ja võiks people kuidagi that rääkima. Okay. Laugh. ma ei suuda . I talked to my mom about this, how my Nii, mul väike huuled on liiga tumedad või? Mul üks suure läige võib peale panna. Aga nüüd ongi see aeg, kus on Kings of Leoni kontsert ja ma tegelikult olen unistanud sellest kontserdist või sellest bändist. Mul on veel päris palju bände, kellest ma unistan, aga varsti saab eluga pihta hakata rohkemalt. Aga see, et ma täna lähen kell 8 õhtul, praegu lähen Kings of Leon kontserdile, passin seal, ma ei tea, mis kellani me seal oleme, see on minu jaoks juba väga suur saavutus. Aga eks ma tegelikult põdesin sellist, ma väga kardan sellist õhtust väsimust või lihtsalt mul on väga suur hirm väsimuse ees. Aga bla bla bla, hakkame minema. Parem ka. Oi, mis ma tegema pean? Moi. Appi. Kuule. Tulime pissule enne magaminekut. Ja meeldib. Täna praegu teeme küll kiire pissu, kell on nii palju on ju. Seal ees on udun ja kõik. Joo. Igatahes jah, kontsertidel on tagasi, kell on palju, ma tahaks magada, mul on väike migreen. Aga ma arvan, ma homme peabki minuga praegu hilja õhtul olla pissutama, sest homme me peame midagi hiljem välja minema, sest minul kardan ma ei ärka. Bye! No nii. Tere hommikust! Mina esiteks arvasin, et ma ei ela üle seda õhtut, et ma tulen kell 11 koju ja seisan jalgadel ja muss plärab mulle kõrva. Aga ma ärkasin täna hommikul üles, silm on küll natuke punane, aga mul ei ole ma olen nagu väsinud muidugi, aga ma ei ole nagu nii väsinud, et mul on kõik laod nagu topelt turses ja et siuke tunne, et ma ei jaksa nagu midagi teha ega mõelda. Ma olen väsinud, nagu ma arvestasin, ma olen väsinud, aga ma ise mõtlesin, et ma olen väsinud nagu niimoodi, ma hakkasin 10 kord trammi alla jäänud, sest et see on see minu nagu kogemus olnud sellega, et kui ma ennast nagu ületan. Aga mulle tundub, et need on need märgid, et ma hakkan nagu, mu tervis hakkab tulema tagasi, mu jõud hakkab tagasi tulema. Muidugi ma ei tohiks ennast uuesti proovile panna, ma arvan, see nädal niimoodi enam ja mul ei olegi rohkem selliseid üritusi.